Tere tulemast kohvipausile. Taas kord esmaspäev. Mul on väga hea meel siin olla. Ole nii kena, tee see väike paus, haara endale kohvitass või teeklaas või kas või vesi, aga võta see väike hetk, et korraks peatuda. Mina olen Õnnela Seinamets assistendikoolist ning assistendikoolis me aitame luua paindlikku ja asukohavaba elustiili läbi virtuaalassistendi ameti ning üha rohkem ka aitame ettevõtjatel jõuda arusaamiseni, et üksi ei pea kõike tegema ning tegelikult delegeerimine on üks juhi tugevamaid omadusi. Millest ma siis täna räägin? Täna tahaks rääkida iseendasse investeerimisest või tahad sa lihtsalt oma vanu harjumusi jätkata? Ja ehk siis natukene räägime rahast, mitte võib-olla nii palju numbritest ega tabelitest ega ka erinevatest eelarveridadest, küll vaid nendest otsustest, mida me teeme igapäevaselt, kas siis teadlikult või alateadlikult. Ehk siis räägin natukene sellest, et miks on lihtsam jätkata vanaviisi, võib-olla kolistada korduvalt samu ämbreid ja muudkui maksta nende vigade eest. Selle asemel, et korraks võib-olla peatuda ning mõelda, et võib-olla ma enam ei taha selles olukorras olla, võib-olla ma ei taha neid ämbreid kolistada, et kaua ma ikka seda teist põske ette keeran ja vaadates siis endale ausalt otsa, võib-olla oleks aeg iseendasse investeerida. Enne kui ma päriselt sisuliselt alustan, siis ma küsingi sinu käest, et kas sina oled kunagi tundnud seda, et ma tahaks küll edasi liikuda, aga mingi sisemine hääl ütleb, et oi, see on nii kallis, mul ei ole aega ja ega see raha on niikuinii tuulde visatud. Kuidas sa tunned ennast? Kas see käib vahel ka sinu kohta? Mina julgelt ütlen, et minul on päris tihti olnud seda, kus ma olen mõne koolituse jätnud ostmata just nimelt seetõttu, et justkui tundub kallis. Ja sealsamas ma lähen ja teen mingisuguse ostu, mis tegelikult võib-olla polnudki seda väärt. Et oleks pidanud investeerima hoopis sinna koolitusse. Et kuidas sa tunned, et kui palju sa võib-olla jätad tegemata midagi, sest see otsus ise on ebamugav. See otsus, et sa võtad midagi uut käsile, see otsus, et ma ei taha enam niimoodi jätkata. Ja see, mis ma siin ütlesin, et see investeering on kallis, siis see on täiesti normaalne, et meil on hinnahirm. Ehk siis me kõik tunneme seda mingil hetkel. Ja eriti on see tuntav just sellisel hetkel, kui sa ei saa justkui seda tulemust kohe. Kui ma tahan minna poodi mantlit ostma, siis ma lähen ostan selle ära, ma näen seda tulemust, mul on see mantel käte vahel. Kui ma tahan minna nädalavahetuse sõpradega pidutsema, samamoodi ma kulutan seal raha, see tulemus on justkui kohe käega katsutav, mul on väga hea emotsioon, mõnus olla. Aga kõik need, kus me peame justkui enne maksma, aga me tulemust kohe ei näe, siis on turvalisem justkui jätta see otsus tegemata. Ehk et me tahame siis jääda ikkagi selle vana asja juurde, mis meile tuttav on. Kui me ei saa kohe seda käega kasutavat tulemust, siis me pigem lööme käega ja jätkame sealt, kus me parasjagu olime. Isegi siis, kui sa võib-olla võid teada seda, et see, millega ma nüüd edasi jätkan, ei vii mind päriselt sinna, kuhu ma võib-olla tahaks minna. Sest meie harjumusel on suur jõud. Vanaviisi jätkamine on lihtsam, seal ei pea mingeid muudatusi tegema. Ja tihti on ka niimoodi, et muutus nõuab raha, nõuab aega ja eelkõige ta nõuab sinu valmisolekut seda muutust teha. Ja sellepärast need endasse investeerimised ongi päris keerulised. Mina mäletan oma esimest mentorlust
kus ma tegelikult aasta varem märkasin ka kuulutust, justkui tundsin, et ma tahaks teha, aga ma ei teinud seda sammu, sest et minu jaoks tundus see hind päris kallis. aga mis ma hiljem, kui ma siis ikkagi kursusega või mentorlusega liitusin, sain aru, oli see, et ma ise ei olnud veel selles kohas, et teha seda otsust ja seda sammu. Sest aasta hiljem, kui mul see otsus oli tehtud, siis tegelikult need vahendid olid ju mul ka olemas. Ma olin lihtsalt valmis seda sammu tegema, seda ebamugavat sammu tegema, et enda tulevikku muuta. ja ma jätkuvalt leian seda, et endasse investeerimine ikkagi pikemas tulevikuvaates tasub ennast ära. isegi kui sa alguses ei näe seda, isegi kui sa alguses võib-olla seda mõõta ei oska, aga hiljem sa siiski tajud, et see muutus tuli tänu sellele, et sa osalesid mingil koolitusel, mingil mentorlusel, mingil network imisel. ja sa saad ikkagi aru, et okei, see oli päris õige otsus, et ma tegin tol korral selle investeeringu. muidugi jätkuvalt paljud tajuvad ikkagi seda suure kuluna, mitte investeeringuna. ja just isegi kui nad võib-olla saavad aru sellest, et selle koolituse tulemusena ma muudan enda elu oluliselt paremaks, ma muudan oma pereelu paremaks, ma muudan enda tööelu paremaks, siis see mugavustsoonis olemine on see, mis takistab. ja kui me kulust juba räägime ja ma korraks ka mainisin seda, et see, kui meil konto pealt raha ära läheb, märkame seda kohe. arve tuleb postkasti, ma maksan selle ära ja ma kohe märkan seda ja mul on lihtne sellele reageerida. ja kasu seevastu, seda me ei näe kohe. see tuleb ajapikku, väga vaikselt, sageli on see märkamatu ja just seesama ajavahe tegelikult teebki keeruliseks selle otsustamise. me näeme kohe seda, mida me kaotame, aga me ei näe seda, mida me võiksime võita. Need võidud tulevikus tegelikult võivad väljenduda paremates oskustes, kindlamas enesetundes, sul on endal võib-olla fookus paigas või lihtsalt selles, et töö ei võta enam nii palju energiat ja tähelepanu. Et sa oled lihtsalt ikkagi kasvanud läbi nende koolituste, mentorluste, coaching ute ehk siis läbi enesearengu, isegi ka raamatute lugemise, erinevate podcast'ide kuulamise. Need kõik tegelikult aitavad sul ikkagi ennast kasvatada. ja näiteks selline mõtteviis on ju igal pool, see ei ole ainult virtuaalassistentidel. ma ei saa praegu koolitusse või mentorlusse investeerida, sest see on liiga kallis. samal ajal aga ma justkui olen valmis töötama pea laiali, katse-eksitusmeetodil mingeid asju kogema ja lükkama olulised otsused edasi. ja tihti ei olegi probleem selles, et sul on oskused puudu, vaid sul on hoopis selgus, see, mis on puudu. sul puudub kindel suun ja keegi, kellega oma mõtteid läbi rääkida. kui sa nüüd mõtled selle peale, et kui seda aega ja energiat saaks rahasse panna, siis kas see kulu, mis sa jätad tol korral investeerimata, on suurem? mina arvan, et on. aga seda ju ei kajastu ühelgi arvel, ehk meil ei ole seda kindlat numbrit sul silme ees, mida sa näed, vot et see on sinu kulu. aga kui sa nüüd mõtled kõik asjad kokku, need peata olemised, need erinevad rapsimised, 24/7 töötamised, kõikide klientide vastuvõtmised, siis tegelikult see ajakulu, sinu energiakulu, sinu ressursikulu, kõik muud kulud on ka üks omajagu päris suur number.
ja lisaks sellele, et sul ei ole seda numbrite arve peal, siis kõik need samad ebakindlused, kõhklused, lükatud otsused, tegemata jäänud sammud on ka tegelikult kulu. ehk et sa ei tee neid, sa jätkad samamoodi, kuigi sa võib-olla võtaksid mõne koolituse, mentorluse, coaching'u ja sa suudaksid veel paremini edasi liikuda, veel rohkem väärtust luua ja veel rohkem endale sissetulekut luua. ehk minu meelest ikkagi see eneseareng ei ole kulu sinu sellesse eelarvesse. see tegelikult aitab teadlikult panustada sinu endasse. ta aitab sul fookust hoida ka siis, kui sul on tööd palju, sul on erinevaid võimalusi palju ja justkui kõik tundub ühel ajal oluline. sa suudad siis selle fookuse ikkagi paika panna ja teha õiged otsused. sul ei ole neid kahtluseid, kas sa valid õige suuna. kui sul on teada, kus suunas sa liigud, siis on väga lihtne ei öelda. ja just nimelt seesama, et sa ei eksle enam ühe heinakuhja vahelt teise heinakuhja vahel. sul on kindlad eesmärgid ja mis vist kõige olulisem on ka see, et sa ei tegutse reageerides, vaid teadlikult valides. et sa teadlikult mõtled läbi, kas see, mida mulle pakutakse, kas see, mida ma teen, on päriselt see, mis on minu eesmärkidega kooskõlas või mis aitab minul neid eesmärke täita. ja tihti koolitustel, coaching utel, mentorlustel meile aidatakse näha neid korduvaid mustreid ja just neid vahel ongi vaja murda, sest ise me ei pruugi neid näha. on vaja, et keegi tuleb, ütleb, et kuule, mis sa arvad, kas siin võib olla mingisugune käitumismuster? ja loomulikult selle enese sisemise kindluse tõstmine on kindlasti see, mis tuleb erinevate koolituste, erinevate mentorluste, coaching ute ehk siis kõige selle kaudu, kui sa panustad iseendasse. meil on väga lihtne unustada iseennast ära ja teisi aidata. aga me ei tohiks seda teha. sest kui sa tunned end kindlamalt, kui sa tead, kuhu sa liigud, siis muutuvad sinu otsused ka mõeldumaks. ja sa ei kahtlusta nii palju, sul ei ole kahtluseid, sul on selline sisemine rahu. ja seesama, kui sa teed neid asju rahu pealt ja sa tead, kuhu sa liigud, siis see aitab kasvada. mul on veel üks küsimus sulle. kui palju sulle läheb maksma see, kui sa endasse ei investeeri? mõtle just selle, mille peale ma rääkisin, et mitte ainult rahas, vaid ka ajas. seesama enesekindlus, julgus, kasvamisvõimalus. mõtle, mis siis, kui sa õnnestud. minu meelest see hirm on isegi veel suurem, mille peale me ei mõtle tegelikult, aga see on olemas. et kas sa oled valmis lükkama edasi samme, mis võiksid tuua sulle rahulikuma elu, selguse ja mõnusalt kindlama enesetunde? ja miks me tegelikult võib-olla ei tee ka neid otsuseid lisaks kõigele eelnevale, on see, et me ei usalda iseennast. me ei usu seda, et me paneme omandatu praktikasse. me isegi võib-olla ei usu seda, et ma vean lõpuni välja. et meie eneseusk on tegelikult päris madal. et kui sa tegelikult tahad muutust ja jätkad samamoodi, siis seda muutust ei tule. sa pead midagi oma senisest tegevusest muutma. ja no elu on näidanud, et mugavustsoonist välja astudes see muutus tuleb ja just siis, kui sa asud tegutsema, sa ei pea teadma, kuidas sa kuhugi jõuad. oluline on see, et sa teed samme. ehk siis küsingi, et kas sa oled valmis endasse investeerima ja päriselt oma arengut tõsiselt võtma. selle otsuse jaoks ei ole õiget aega. mitte kunagi ei ole lihtsam. mitte kunagi ei tule rahulikumat hetke.
mitte kunagi ilmselt ei tule ka rohkem raha, sest et sa ei ole valmis ju seda kasvu tegema. Sa ei ole valmis endasse investeerima, siis ei saa tulla ka seda suuremat raha sinuni. Ja kui sa mõtled nüüd, et okei, miks ma pean minema koolitama ennast mingisse mentorlusse, et kas ma siis teen midagi valesti? Ei tee valesti. See ei tähenda, et sa teed midagi valesti või sul oleks puudu mingitest oskustest. See on vastupidi. See näitab, et sa väärtustad oma aega, oma energiat ja seda, kuhu sa liikuda tahad. See on valik mitte teha asju harjumusest või hirmust, vaid sa tahad teadlikult ja eesmärgipäraselt edasi liikuda. Ja ma kutsungi üles virtuaalassistent, kes sa parasjagu oled tegutsemas ja tunned, et sa tahad edasi liikuda, aitab sulle. Tule virtuaalassistentide ärimastermindi. Meil on veel 4 kohta vabad. 5 üldse võtan ja alustame jaanuaris. Et kõigi eelduste kohaselt 20 jaanuar võiks olla see esimene kohtumine. Sa saad ennast kirja panna. Sa ei pea täna tasuma veel. Jaanuaris saad kenasti tasuda, aga kui sul on see tunne, et sa oled valmis edasi liikuma, veel suuremaks saama, siis tule sellesse väikesesse ärimastermindi ja vaatame sinu asjadele otsa ja teeme selle ägedaks selle teekonna selleks 3 kuu jooksul, mis sa oled koos grupiga liikumises. Sa saad seal sellise koha, kus sa saad oma mõtteid avaldada, sa saad selguse. Sul on inimesed ümber, kes on samas kohas ja just konkreetse fookusega tagasisided. Nii et kui sa oled valmis panustama iseendasse, enda arengusse, siis just need keskkonnad, koolitused, coachingud, mentorlused aitavad sul edasi liikuda. Just siis, kui üksinda on keeruline, siis tulevad teised sulle appi. Vot selline kohvipaus siia mõtisklemiseks, et eneseareng on väga oluline. See on investeering, julge teha julgeid otsuseid. Ja sa näed, kuidas elu hakkab sinule näitama seda, kus energias sa ise oled. Mõnusat esmaspäeva jätku sulle. Tšau!